Kuldlõige, nii et selle Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ajalugu on ka raamatusse pandud. Just nimelt ajaloost me nüüd räägime inimesega, kes on õendusega seotud oi, kui pikki aastaid. Tere hommikust, Teisi Remmel. Tere hommikust. No kui meenutada, kuidas kõik see, mis õendusega seondub, teie jaoks algas? Algas sellega, et ma astusin kunagi Tallinna meditsiinikooli. Kahjuks meie ajal ei olnud meditsiinikool nii ilusas ruumides nagu praegu. Me õppisime Tallinna 7. keskkooli õhtul nendes ruumides ja vahest olid meil loengud ka sanitaarharidusmajas ja niimoodi üle linna laiali. Aga soov saada õeks oli väga suur. Ja ka tegelikult ma tahtsin minna arstiteadusesse, aga väga hea. Mul oli 2 valikut, kas arstiteadus või õpetajaks. Aga minu isa ütles, kuna oli selline aeg, kus kõik inimesi ei lubatud minna ülikooli. Ja siis isa ütles, mine õpi õeks. Tollel ajal oli selline ilus amet nagu Velsker. Ja nii ma lõpetasingi Velskri osakanna. Aga edasi läks elu nii, et paratamatult ikkagi töötasin õena. Ma olen väga pühendunud õena töötanud. Mulle meeldib elukutse. Ma olen seda elukutset armastanud esimest hetkest peale. See võib öelda, oli põhimõtteliselt selline kutsumus, mis oli juba teisse sisse kirjutatud. Oli. Ja ega õena ei saagi töötada, kui ei ole kutsumust. Ma olen öelnud praegu ka noortele õdedele, kui teil südames ei ole seda tulukest, et te tahate olla õde, siis ei maksa õppida. Kui oma töö peale mõelda, siis mis on selles töös kõige raskem? Kõige raskem on enese pühendamine nii, et sa annad ennast täielikult. Kõige raskem on see, et sa pead õppima olema iseennast ka hoidma, et sa ei võta kõiki neid suuri sündmusi koju kaasa. Ei ohverda iseennast oma töö nimel? Absoluutselt. Te juba ütlesite, et alguses oli kõik teistmoodi kooli mõttes. Kui üldse mõelda õenduse peale läbi ajaloo, siis mis see kõige olulisem on, mis on muutunud? No, kõige olulisem on muutunud see, et kunagi õed olid arstiabilised. Ega meist ei peetud lugu. Mäletan seda aega, kui minust sai Sadama-haigla ülemõde ja kui ma ükskord arvasin nii, et võiksid vanemad õed olla koos osakonna juhatajatega ühel nõupidamisel, siis ma sain väga suure kriitika osaliseks. Kuidas tohib ülemõde istuda pearsti kõrval või kuidas tohib vanemõde istuda osakonna juhataja kõrval? Istumise reeglid põhimõtteliselt. Absoluutselt, see oli nii range seadus. Ja siis me hakkasime vaikselt seda revolutsiooni nagu ette valmistama, mitte teades, et kord tuleb ka selline vabadus. Aga ajal, kui oli juba 80. aastate lõpp, kui minust sai õdede ühingu president, siis me käisime Soomes Eesti juhtivaega Ester Puussepaga ja teate, kui suur kadedus siis tuli. Kui me nägime, mida tegid Soome õed. Me tahtsime ka kohe seda kiiresti ja kohe ja praegu, aga ega see nii kiiresti ei läinud. Ja siis hakkas võitlus õdede iseseisvumise eest. Siis oli meil õdede ühingu juhatuses juba Ülle ja siis me hakkasime võitlema ka selle eest, kuidas muuta õdede õppekavasid. See ei tulnud ka kergelt. Ja selline suur võitlus sai ja ma olen üsna tänulik ja õnnelik, et täna meie õed on iseseisvad. Seda on küll rõõm kuulda ja Ülle nimi käis siit juba läbi. Ma palungi nüüd rektori ka meie juurde ja tegelikult on sellel rektori tulemusel ka üks pidulik põhjus. Tere hommikust. Tere hommikust. Ole hea ja ütle ise välja, mis põhjus see on. Kallis Teisi, palun luba mul üle anda Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli auliikme staatus sulle ja selle juurde kuuluva skulptuuriga. Skulptuur on saadud meil Pallasest ja Anneli Kasekivi on selle autor. Ma ei hakka sinu teeneid kõiki ette lugema, aga kokkuvõtteks võib öelda, et tänu sinu eestvedamisele on Eestis olemas terviseteaduse magistriõppe ja rakenduskõrgkoolid. Sa oled palju rohkem näinud kui lihtsalt õetööd. Palju õnne sulle, kallis Teisi. Ma panen selle siia peale. Väga ilus hetk. Ülle, kas tegelikult võib öelda, et selline ongi just ühe õe ideaalkuju, selline ideaalne eeskuju? Jah, täpselt selline on, sest kui Teisi võttis ka mind oma tiiva alla ja aasta oli siis
90ndate alguse pool, et siis Daisy hakkas noori, ta oskab märgata noori ja hakkab toetama ja hakkab nii-öelda suunama, et kus kedagi võiks ära kasutada, et jah, niisugune vanem õde, nagu vanasti olid ja on ilmselt praegu ka õendusjuhid ja vanem õed, et selline õde, kes näeb teisi ja oskab neid siis juhtida ja kasvatada ja nende eest hoolt kanda. nii ilus hetk, veel kord palju-palju õnne. aitäh.